Füüsikaminutid algavad. Tere hommikust, kallid televaatajad. Ja kindlasti olete märganud, et meil on siin väga heitlik kevadine ilm väljas, aga me täna hommikul lihtsalt vilistame selle peale, sõna otseses mõttes. Ja nüüd ma küsin Toomaselt, et kujuta ette, et sa oled tõsiselt populaarse reality show finaalis ja sinu ülesanne on panna gaasipõleti abil see toru laulma kõige kõvemini ja kui sa seda teed, siis sa võidad 1 000 000 Eesti krooni. Mis sa ette võtad? Muidugi teen tõenäoliselt siukse liigutuse. Aga siit ei tule mingit häält praegu välja, aga ma katsetan. Vastus on, ma ei tea ausalt vastust. Proovime kavalusega. Võtta see kinnas või kumb käsi sulle rohkem meeldib. Vaatame. Võtta see toru esialgu. Ja hoia teda. Panen gaasipõleti tööle ja kuumutan toru sees olevat õhku. Ja loodan, et saab piisavalt hästi kuumutatud. Vaatame, see võtab natukene aega. Ootame veel. Pinge tõuseb. Kuumus ka. Juba tunned läbi kindla. Ei, tegelikult väga hull ei ole, aga see on natuke selline reflektoorne nagu. Ja nüüd? Kas on miljonit väärt, Vilin? Ma ütlen niimoodi, kui mulle näiteks palka niimoodi makstaks, ma oleks väga rahul, kui selliste meetoditega saaks seda teenida. Aga räägi, mis toimub? Siin sees on tegelikult väike abiline, selline võrk ja neid on seal mitu kihti. Ja kui ma nüüd kuumutasin seda toru, siis see võrk läks soojaks ja hoidis seal sooja õhku ja sooja õhk teatavasti tõuseb ülesse. Ja kui me nüüd korraks kuulatame, me ei pane seda tähele, aga taustal on igasugust sellist väikest müra ja sahinat ja seal on igasuguseid toone heli sees. Ja nüüd siin toru püüdis selle ühe tooni kinni, mis talle meeldib. Vaatas, milline tema pikkusega kõige paremini sobib ja võimendas selle ülesse. Ja põhimõtteliselt ta töötab natuke nagu laser. Laseris on ka igasugust valgust sees ja laser väljib välja selle ühe värvi, mis talle meeldib, võimendab selle ülesse ja kirgab meile mõnusat sellist punast või rohelist või sinist tooni, mis tal vaja on. Aga vaatame kohe. Siin on veel üks huvitav asja. Võta see sama toru tagasi. Sellesse veel ei pääse. Ma just teha, et see on tõesti $1 000 000. Kuumutame teda veel ja siis me saame näidata, et ta töötab ainult siis, kui ta on püsti, kui see soe õhk tõuseb. Kui me teda korraks kallutame, siis ta lõpetab oma vilistamise ära, sellepärast, et õhk ei saa enam kuhugi tõusta, õhku ei liigu ja siis see toru enam ei mängi. Loodame. Kalluta. Pane püsti. Tuli tagasi. Sa võid panna ka käe peale, sealt tuleb selline suur pahvak õhku. Seda on tõesti tunda, siin on soe ka lisaks kõige. Ja kui ta vait jääb, siis ta on ikka veel soe mõnda aega. Aga nüüd on veel üks põnev asi. Me võtame teise toru ka appi. Ma vaatan, et siin on võrk õiges suunas ja teine kinnas ka. Nii. Ja hoia nüüd seda toru ka. Ja nüüd kõigepealt kuumutame siis seda lühemat toru. See on umbes 5 sentimeetrit, 10 sentimeetrit lühemas kui see teine on. See pikkus loeb seda, mis häält ta teeb täpselt meile. Aga sellel lühikesel torul on see omadus, et ta hakkab laulma mõni aeg pärast seda, kui ta on kuumutatud. Ausalt öelda me täpselt ei teagi, kuidas me siia selle viivise sisse panime, aga siin sees ta on ja see on väga hea. Nii, ja kuumutame õhku teises torus. Proovime. Kuulete, see on nagu selline indiaani sõjakisa. Või see on tuttav neile inimestele, kes on varem pilli häälestanud. Ja kui seda viginat või sellist asja nüüd ära seletada, siis meil on siin 2 lainemudelit ja nad on sama värvi ja neil on ainuke erinevus see, et neil on see laine pikkus või see kaameliküürude laius natukene erinev. Käed kohutavalt väriseb. Paneme nad nii, siis on vast näha. Nii, ja nüüd, see on siis üks vastab ühele torule, teine teisele torule. Neil on selline väike erinevus. Ja siis see, mis nad kokku annavad, näeb välja umbes selline ja ta läheb sedasi perioodiliselt edasi siia neid kühmusid veel ja see, et ta selline kühmuline tuleb, sellepärast me kuulemegi sellist helitooni muutumist ja need, kes pilli häälestavad, need kuulevad, et kui selline kigin on sees, siis pill ei ole veel hääles. Aga tegelikult tead, kus need torud pärit on? Ma arvan, et sa oled tolmu ime ära lammutanud. Seda ka, aga tegelikult nad sõidavad ringi teadusbussiga ja ma eile käisin teadusbussiga Harjumaal kaasas ja tundus, et lastele täitsa meeldis see, mis me tegime ja siis
muidugi, kui nüüd paljusid huvitab see teadusbuss, siis kevadised ajad me jõuame vaevalt pooltesse koolidesse, kes on meid küsinud ja sügisel veel natuke ruumi on. Aga ma arvan, et järgmisest aastast see üritus võib-olla jätkub ja siis saate meid veel külla kutsuda. Aga kes tahab kohe kiiresti midagi kogeda, sellist põnevat füüsikalist, siis AHA keskusel on Toomemäel maikuus näitus, et Tartu Toomemäel võite sealt läbi käia ja mis siis ikka? Kenad füüsikalist päeva ja ma loodan, et teil kodus torud ei vilista. Ma omalt poolt kommentaari järgi kõiki tolmuimejaid ka lõhkuge, et selliseid torusid saada.